Siin käib mingi häälte tegemist, mis harjutused teil siin käsil on? Ma ei tea, tundub mingi lahe harjutus olevat. Ma ahvin praegu. Mina arvan, see on mingi hullumise mingi esimene värk. Aga ei, see peaks olema mingisugune hääleharjutus patenteeritud. Kelle patenteeritud siis? John Travolta. John Travolta, vabandust, no kuidas ma niimoodi siis ütlesin, no loogiline ju. Ja kõik nüüd harjutate siin seda veel niimoodi, et saab ikka selle hääle ilusaks. Ja me kõik tahame Johni moodi olla. Siin on ka juba Johni vibe'i tunda, siis natuke või ikkagi jääb Adelli poole. Adele on ka tahtnud alati olla John Travolta tegelikult. Lavale astudes jäi Kadri siiski läbi ja lõhki Adelli duubliks. No senini häälte mõttes kõige raskem. Kõige rohkem on vaja olnud nagu nüanssidega tööd teha. Ja igat pidi, nagu emotsionaalses plaanis ka ilmselt kõige raskem. Enda emotsioonidega tuli sel korral tegeleda ka Mikk Saarel. Lauluna päris kõrge ja natuke liiga lõbus minu jaoks. Pean oma lõbususe üles leidma. Tuleb hea tuju niimoodi kuskilt välja võluda lavale. Ei, hea tuju mul kogu aeg, aga sellist üleliigset lõbusust ei ole mul kuskilt võtta liiga palju. Kus see siis nüüd võetakse? Ma ei tea, loodan, et kui inimesed saalis on, siis tuleb. Mulle valmistas nagu suurt peavalu see, et kui naisterahvast pean mängima, et ma ise ei suutnud seda kuidagi teha usutavalt. Et selles mõttes väga imetlen siin, kuidas poisid järjest on seelikutega ilusti hakkama saanud. Kui on ära ütlemata tore olla ausalt öeldes, et mitte, et ma seda nüüd iga päev kandma hakkaksin. Seelikut Silver küll jalga tõmbama ei pidanud, see tuli temal aga vanema härra rolli sulanduda. Iga artist on ikka oma väljakutse ja siin on ka siuksed, et ta nagu teeb pigem vähe, aga siin peab seda täpsemalt peab nagu neid asju tegema, mis on mingid väiksed siuksed tatsamised ja asjad, et siuksed neid, eks on kohti, mida õppida küll. Tavaliselt mõeldakse, et kui peab vähe tegema, see on ju ülilihtne, aga vist ikka nii ei ole. Pigem vastupidi just, jah. Kui on hästi palju, siis on jooksta ringi kõik need, või see on kindel tants, see on lihtne, aga see on siuksed mingid väiksed nüansid niimoodi, et siin on siuksed ütleme nii, et näitlane oleks tal lihtsam teha. Emad hoiduge sellest, et poistest saaks kauboid. Kui poisid sel korral enda lototroni valikuga veidi võitlesid, olid nii mõnedki tüdrukud valikuga väga rahul. Ma arvan, ma sain jackpoti. See on nagu mul parim asi, ma arvan, mis ma saan teha. Nagu ma ise olen nii suur tema fänni, et ma olen väga õnnelik. Siis laval saab näha kirge, saab näha seda fänni emotsiooni ja saab ka näha päris laisad. Ma ei tea, ma loodan, see fangirl jääb ikkagi nagu tagaplaanile. Selles mõttes ta lavale kaasa ei tule, aga jah, ma arvan, ta on selline kõva mutt, et ma loodan, et saab show'd, jah. Gotcha! You thought I didn't see it now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Enda selle kordse rolliga oli sarnaselt Saarale rahul ka Alika. Ma tunnen, et ma lõpuks saan teha sellist lihtsalt toredat, ilusat naist. Selline mõnus mimmulik number. Lisanumbriga võlus publikut külalisena Teele Viira, kes tõi lavale võimsa burlesk show. Kui lavale tuua Grease, siis oli Heldur Harri jaoks selge, et John Travolta kõrval saab Olivia rolli mängida vaid üks, Hanna-Liina Võsa. Tema on seda rolli kehastanud Ameerika lavadel üle 600 korra ja teab täpselt, mis õige Grease'i lavale toob.
tegelikult on ju see, et see on nii kuidagi legendaarne see kuvand sellest Danist, siis minu sellest paarilisest, et kui see Elduril sai juba see soeng ja see kostüüm ja kõik need õiged move'id pandi nii-öelda kehasse, siis ta ongi juba täpselt see, nagu kellega võikski mängida täitsa vabalt. Kui suured kingad need John Travolta kingad siis on? No vaatame kohe. 44 näitab siin praegu ja need on autentsed. Et nendega on päris hea vist seal lustida see lõbustuspargis, saan aru? Ei ikka jah. Muidugi suured kingad, see number on ju nii tuntud, kõik, kes ei oleks näinud Grease'i filmi ja see on sealt ju üks kõige kuulsamaid muusikalisi numbrid ka. Et muidugi väike papin on sees, aga anname endast parima. Muide, kui nüüdseks on käimas juba 10. näosaate hooaeg ja igaüks teab, mis vaja teha on, siis kõige esimeses saates tuli veel ette korralikult täpardusi. Mina olin esimese hooaja kõige esimese saate võitja ja siis polnud see formaat veel nii hästi sisse ennast töötanud, nii et kui läks kordusele see number, võidunumber, siis minu tantsupoisid olid juba ära jooksnud. Nii et see poldu veel nii-öelda kokku lepitud, et tuleb kordusele see number. Ja siis ma mäletan, ma pidin üksinda seda tegema oma Marilyn Monroe seal. Ilma poisteta, kuigi tegelikult kogu koreograafia oli nende peale üles ehitatud. Teineteist hätta ei jätnud sel korral duetti laulnud Kohver ja Ann-Marleen. Ära tuli õppida nii Maarja-Liis Ilusa legendaarne kniksutamine kui ka Ivo Linna peamaneer. Selle jaoks me ikkagi võtsime päris mitu tantsutundi ja et me oleme valmis. Ivo liigub pea ja Ivo ei lase rütmi peale ennast alla, vaid ajab üles. Kas kukal jäi kangeks ka seda harjutades? Jaa, ikka, aga see lihased harjusid. Kokkuvõttes me ikkagi oleme valmis tooma selle Eurovisiooni täna siia lavale. Ei ma siis palu, kas su pilt kõik öelda või? Keemerekarpides sul teen oma hääle, panen sinna laulma üht viit. Legendaarne eurolaul ja Maarja-Liis Ilusa roll tõid Ann-Marleenile ka 5. saate võidu ning žüriilt maksimumpunktid. Me veel Krimmiruumis rääkisime, siis tuli selline lause ära, et toome selle võidu nii-öelda koju ja nüüd see võit tuli. No vot, üldse ei mõelnud seda niimoodi välja sõnastada, aga tundub, et mille siis kosmosesse saadad, siis äkki see kosmos toob selle.